võib-olla viimased aastad on see, kus on räägitud rohkem sellest kevadisest NPK väetamisest, sest vanasti oli ikka nii, et sügisel NPK ära, kevadel lähen lämmariga peale ja piisab küll. Et nüüd on tulnud see kevadine NPK kasutamine järjest rohkem pilti ja nii nagu sa ise ka ütlesid, et ka sina tegid seda kevadel. Et üks asi võib-olla, millele mina tahan tähelepanu juhtida, on just seesama temperatuuride teema ja kasutamine, sest et see on igapäevane, iga-aastane küsimus põllumehel. Millal peale minna? Keltsa peale, siis kui veel traktorit kannatab, et rööpa ei tõmba, kas peaks olema temperatuur 0, 5, 10, millal ta lahustub, sademed ja see on üks lõpmatu teema, millele ma arvan, et sellist ühest vastust ei olegi olemas. Sest see hakkab ju väga palju sellest pihta, et kui suured pinnad on vaja üle käia ja nii mõnigi mees on sunnitud tegema lihtsalt kompromisse, et kui sul on ikkagi 500 000, 2000 hektarit, siis sa lihtsalt ei jõua puht füüsiliselt kõiki asju teha ja sa ei saagi sellist ideaalpäeva välja valida, et nüüd täna lähen ja teen kõik ära. Et seal tulebki teha kompromisse. Ma küsiks ka sinu käest küsimuse, aga enne seda väikene mõte, et kui nüüd võtta temperatuur 0 kraadi, +5, +10, +20 ja me räägime mulla temperatuurist või ka õhutemperatuurist, et need on 2 erinevat asja veel. Et kui nüüd jaarat võtta, siis mida me oleme alati soovitanud, siis esimene väetamine võiks minna rohumaadele. See tähendab, et rohumaa kamar on reegel natukene tugevam, kannab ka seda traktorit paremini peal ja külvikut ja seal on ka see, et juurestik on ju 60% praktiliselt taimest on maa all, mis tähendab, et me võimegi juba +0, +1 kraadi juures, kui mulla temperatuurist rääkida, minna ja hakata väetamisega pihta. Seda enam, et päike ikkagi soojendab ülevalt ja esimesed need mullakihid soojenevad sentimeeter 2-3 ja nii see soojus sinna allapoole liigub. Et siit loomulikult hakkab pihta see, et küsitakse ka seda, et kui kevadel anda nüüd NPK-d, et kas see on mõistlik tegevus, et kui palju sellest kevadisest fosforist ja kaaliumist üldse taimedele kohale jõuab ja kas jõuab. Ja meie katsed nüüd viimased aastad ka Eestis on näidanud väga selgelt, et isegi juba 2-3-4 kilo fosforit kevadel, see väike turgutus juba ka see teeb päris olulise vahe. Et üks nüanss, millele ma juhiks tähelepanu ja mida me ennem ka siin mulla temperatuuri mõõtsime, et ta on siin 9 kraadi juures praegusel hetkel näitas, siis me räägime sellest, et 13+ juures mulla temperatuurist on kättesaadav ainult 1/3 fosforist. Et kui nüüd küsimuseni jõuda, siis võrreldes selle temperatuuridega, mida sina arvad, kas ööpäevane keskmine, nüüd räägime õhutemperatuurist, peaks olema juba üle +0, +5 ja kuidas sa suhtud nendesse öökülma ohtudesse, mida mehed kardavad, et ma annan ju ära, annan taimele selle tõukemine kasvama ja need õrnad lehekesed jäävad siis öökülma kätte. Et kuidas sina sellele suhtud või sellesse? Väga õige tähelepanek, Marek, et ega mina, ütleme, kevadist väetamist alustasin samamoodi, et põllud on küllalt laiali, on erinevaid, on kuivemad, on märjemad põllud, et kõigepealt läksid märjemad põllud ära ja siis kuivemad, aga temperatuurist rääkides, et pigem mina olen vaatanud selle järgi, et sa ütlesid, Marek, ennem õieti, et toidulaud peab kaetud olema, kui külalised tulevad lauda. Et mina olen lähtunud ka sellest, et see aeg, kui ma nüüd graanuli viskan näiteks põllu peale, kas ta on NS-väetis, kas ta on kompleksväetis ehk siis NPK-väetis, selleks kõigeks läheb aega, et see jõuaks ükskord taime juureni. Et see ei ole päevane protsess. Et parematel juhtudel selline 1,5 nädalat, kehvematel juhtudel pikemalt. Ja otseselt mina kevadist leostamist ei karda. Et pigem mina jätkuvalt kardan liiga kuiva perioodi ja kui see graanul visata, ega praeguseks hetkeks, kui me põllupilti vaatame, kõik graanulitest ei ole ära lahustunud, kuigi sellest viskamisest on selline ligemale 2 nädalat möödas. Et põllu mulla peal on see graanul veel osaliselt alles. Et pigem veitsoke varem kui hilja, et pigem mina olen selle pooldaja.